tere hommikust ja tere tulemast järjekordsesse vlogi. Mul on nüüd täna ametlikult 39. rasedusnädal. See on viimane vlog mu elus, kus ma ei ole kellegi ema. Väga huvitav ja suur elumuutus. Aga ma mõtlesin siin veel viimasel nädalal teile näidata mingeid asju, mis ma ei ole näidanud. Ma tahtsin siin videos näidata teile oma rasedusaegseid lemmikuid, tooteid ja riideid ja mis iganes mulle on meeldinud. Siis muidugi lõplik lapsetuba, et nüüd on enamus detailid ikkagi kõik valmis. Ja meil tuli veel see pisikene nii-öelda reisihäll või siuke väiksem häll voodi kõrval, et on asju, mis ma ei ole jõudnud teile näidata. Nii et siukene raseduse lõpu nesting vlog või mis iganes pesa punumise vlog tundus nagu suht hea idee. Ja meil on jälle siukene mõnus päikseline kevadhommik ja ma mõtlesingi kohe võtsin sabast kinni ja käisin trennis ära. Lihtsalt kuna need viimased rasedusnädalad on hästi siuksed, et ma kuulan oma keha ja nüüd 2 eelnevat päeva mul oli hästi tugev peavalu öösel. Ilmselgelt ma ei puhanud hästi välja ja ma ei tahtnud siis sundida ennast trenni minema ja siis täna öösel ma magasin nagu nott. Lihtsalt see oli nii mõnus, ma magasin ennast täiega välja. Siis ma kohe nagu tahtsin trenni minna ja tundsin, et okei, ma lähen sinna, sest et see praegune raseduskava on nagu nii siukene, et kus hästi pikk soojendus on, nii et ma venitan ennast, seal on soojenduses ka erinevad puused avamised, mis siin sünnituse eel on, ma arvan, väga tark teha nii palju kui võimalik ja isegi need jõuharjutused on siuksed, et kuidagi ma saan selle hea õnnehormooni, mida raseduse lõpus on väga vaja ka ja tulingi nüüd koju ja tänane ainukene ülejäänud kohustus, ma ütlen seda kohustus, kuigi ma täiega naudin seda, aga ma lähen pediküüri kell 1 peale lõunat. Nii et mitte ainult ma ei puhka täna, vaid ma ka saan poputada ennast. Ma mõtlesingi veel asjad, mida siin enne sünnitust teha, ongi see pediküür. Ma lasen keellaki maha võtta ja teen ilusti jalad korda ja lasen tavalaki peale panna, sest mul tegelikult tavalakk püsib ka varvastel vahepeal mingi 2 kuud, aga siis juba varbaküüned kasvavad nii pikaks, et seda enam ei talu. Aga siis ma saan selle laki ise kodus hiljem maha võtta, ilma et mul oleks see pinge beebi kõrvalt kuhugi minna. Ja siis mul on ka veel küüned see nädal, mis ma juba olen iga kord lasknud teha lühemaks ja lühemaks, aga ma tunnen, et ma tahaks nagu täiesti lühikeseks. Ma ei teagi, kuidas nendega hakkab olema, sest tegelikult keelküünehooldus on 2 tundi ja ma realistlikult ei näe, et ma iga kuu tahaks seda teha. Lihtsalt 2 tundi on päris pikk aeg ja see on hästi regulaarne ka. Kui ma käin näiteks juuste pikendustes mingi mitu tundi, ma teen seda korra 3 kuu jooksul. See tundub võib-olla siukene hallatavam beebi kõrvalt, aga küüntega ma siis kas pean nad täitsa maha võtma või siis leidma oma kodu ümber kellegi, kes lihtsalt vahepeal teeks mingi kiire maniküüri ilma keelküünteta. Aga ma mõtlesin, et äkki seekord ma ikkagi lasen selle keeli veel peale panna, et ta püsiks mõnda aega ja nii lühikeseks kui inimlikult võimalik, et tõesti ei küünistaks oma lasti, et midagi jääks küünte alla ja nii edasi. Et paar siukest appointment nivel on siin viimastel nädalatel. Ja ma tahtsin korra eelmisest videost veel rääkida, see oli siis see 3. trimestri Q&A, mida oli tore filmida oma kogemust, et jätsite nii palju küsimusi ja nii tore oli teie tagasisidet kuulda. Et ülipaljud teist kirjutasid mulle ka, et nad kuidagi samastuvad minuga ja nad üritavad ka positiivsed olla lõpus. Ja ma rääkisin seal, et kuidagi, ma ei tea, see on ilmselt minu enda algoritm ja mis iganes mulle ette viskab, aga minu mingi TikTok on ainult täis sisu, kus on hästi mingid rasked sünnituslood või et see raseduse lõpp on nii jube ja mida kuradit see sünnitus üldse oli nagu mingi et mingi hullult traumeerivad lood ja siis sa oled ise rase ja sa mõtled mingi oh my god. Siis muidugi mida rohkem ma näen mingeid traumeerivaid sünnitusi või kuulan sõbrannadelt traumeerivate sünnituste kohta ja ma tean, et mul on endal see võib-olla mingi 2 päeva pärast või 1 nädala pärast, et ilmselgelt see tekitab siukest nagu hirmu, kuigi nagunii see on raske ja seda ma ei ootagi, et see on kerge, aga tegelikult see never ei tea, kuidas sul läheb. Ehk siis see hirm ei ole võib-olla nii ratsionaalne, aga ikkagi see tuleb su sisse ja siis ma tundsin, et hästi oluline jagada vähemalt enda siukest nagu pigem positiivset kogemust. Et selles mõttes ma kindlasti tunnen ka iga lõpunädal on selles mõttes nagu vähem energilisem ja ongi, sa peadki puhkama ja ma naudingi seda, et praegu saan puhata ja siuke vaikus on mu ümber ja üldse ei keskendu nendele raskustele, mis on, et kuigi iga nädal veel lõpus ka kõht kasvab tunduvalt. Ongi trenne ma teen kas siis üldse vähem või siis võib-olla mingi palju aeglasemini. Kuulan oma keha hästi, et tõesti siukene kulgemisperiood on see lõpus, et ta ei ole mingisugune easy breezy, nii kerge on olla, sama kerge kui enne rasedust, et kindlasti mitte. Aga ma mingis eluhetkes tundsin nagu, et eriti mingi teismelisena ma ütleks, ma olin hästi negatiivne inimene. See ongi siukene aeg, ma arvan, et ongi hormoonid ja mis iganes ja ega selles vanuses sa ei mõtle ju ega analüüsi oma mingeid mõtteid ja milline see võiks olla ja sa kuidagi lihtsalt elad mingil automaatkäigul ja võib-olla mingi ümbruskond on ka Eestis, meil paljud inimesed on negatiivsed minu arust. Ja siis kuidagi olin siuke ja mingis hetkes ma ütleks kas 20. alguses või keskpaigas ma hakkasin aru saama, et miks mul kogu aeg on mingisugune, ma ei tea, enesekriitika või mul on kogu aeg mingi kurb tuju. Ma ei
ei näidanud seda alati välja, vahepeal näitasin ka, aga kuidagi siis nagu ma ei olnud mingi õnnelik inimene, ma ikka pigem nagu mõtlesin kogu aeg selle peale, mida mul ei ole, mis mul on pahasti ja keskendusin just halvale. Ja siis mingis hetkes, ma ei tea, kas ma rääkisin kellegiga või ma sain kuskilt selle inspiratsiooni, aga ma mäletan, et mulle tuli nii-öelda pähe see mõte, eks ma kuulsin kuskilt mingit sükest mõttetera siis, et põhimõtteliselt me ju ise nii-öelda muudame oma elu õnnelikuks või mitte õnnelikuks, et kindlasti on mingisugused olud meil kõigil erinevad, võimalused kõigil erinevad, mõnel inimesel on rohkem raskusi elus, teisel vähem, aga see enda suhtumine, me saame seda ikkagi kontrollida ja tihtipeale neid välistingimusi me ei saa kontrollida. Ehk siis jah, ma mingis hetkes kuidagi otsustasin, see ilmselt võttis ka aega, ei tulnud üleöö, aga hakkasin otsustama, et nii, ma nüüd üritan ikkagi olla positiivne ja rõõmsameelne ja võib-olla alguses see tundubki fake, kui sa oled alati olnud pigem negatiivne ja keskendunud halbadele asjadele, et see tundubki siuke nagu pingutamine natukene, et okei, ma ei tohi lasta sellel asjal enda päeva rikkuda, mida ma ei saa muuta. Aga ajas, mida rohkem sa seda teed ja harrastad, seda rohkem see tuleb naturaalselt. Ja nüüdseks ma tunnengi, kui ma olen mingi 34 ja mingi 10 aastat juba siuke olnud, et see on täiesti lihtsalt, see olengi mina nüüd ja see on nii tore, sest et tegelikult see kuidagi, jah, ma tunnen ennast palju õnnelikumana kui oma varasemas elus, kui ma olin negatiivne. Ikka on asju ja päevi, mida sa ei saa mõjutada ja ongi mingid asjad, mida sa ei mõtesta kunagi enda peas positiivseks ja ongi okei vahepeal oma negatiivseid emotsioone välja lasta ja nutta ja kõike seda, et see on minu elus ka väga okei ja ma lasen endal seda teha, aga just üksid asjad, mida ma ei saa muuta või millele ma saan keskenduda positiivselt, ma proovin. Ja siis ma ise editsin seda eelmist videot ja mõtlesin ka, et issand, kui annoying inimene, et sa nagu kogu aeg on mingi, mitte päris mingi kogu aeg klemtonnis ja kõik on happy go lucky, et mul on ikka oma hirmud ja mured ja mis iganes, aga nagu veits on see, et ma arvan, et paljud, kellel on väga raske tahaks kuulda ka just neid lugusid võib-olla, et nagu samastuda, aga teisest küljest ongi, et ma ju saan jagada ainult oma lugu ja nii, et jah, kui tundus eelmises videos, et ma olen liiga positiivne raseduse lõpus, siis ei tähenda seda, et mul ei oleks raske või mu kõht ei oleks suur või ma ei tea, mul puusad ei valutaks öösel või ma ei keeraks ennast nagu tigu ühelt küljelt teisele ja vahepeal ongi mingi, võtad hoogu umbes, et diivanilt püsti saada, on ju, et see ongi raske, aga ma jah, kuidagi proovin mitte lasta sellele ennast alla neelata. Tänu sellele suuresti ma tunnengi, ma kuidagi olen õnnelik siin raseduse lõpus ja oskan ja suudan nautida neid asju, mis on veel, näiteks vaikus, rahu. Varsti on beebi siin majas, kes nutab, kelle eest peab hoolitsema 24/7, et see nagunii ju tuleb, nii et ma praegu siis ei ruttagi ette. Siukene mõttetera siia, et ma ei tahtnud eelmises videos olla ka nagu mingi üle positiivne ja mis iganes ja mitte nii-öelda aru saada, et tegelikult see on raske asi, mida naise keha teeb. Sest nüüd viimased nädalad, kui ma siin ei ole vloginud, mis siis on toimunud, olen ka käinud arsti oli ka nädal, sest et mul tegelikult terve rasedus oli see preeklampsia oht. Kogu aeg ma kuulsin seda preeklampsia, okei. Võtsin aspiriini terve rasedus, et see ongi siis tegelikult su nagu organite põhimõtteliselt nagu failimise oht, sest et rasedus on ema kehale siis väga kurnav tegelikult. Ja nüüd viimased nädalad, miks ma olen iga nädal käinud, sest ma tundsin juba mingi üks päev me käisime sõbrannadega Arestos, Cafetempo Tallinnas, täiega hea Aresto soovitan, aga siis juba sellel päeval ma tundsin kuidagi, et issa mu nägu nagu täiega järsku läks paista üks päev rohkem kui tavapäraselt ja siis järgmine päev mul oli emmakas ja siis ta hakkaski muretsema selle preeklampsia pärast, sest raseduse lõpp on veel eriti intensiivne naise kehale, ma tunnen seda ka. Ja siis see paistetus tegelikult hakkab viitama sellele, et võib tekkida mingi neerupuudulikkus, sest su neerud töötavad overtime, et su last kasvatada. Ja siis mõõdetakse su vererõhku, et see oleks korras. Uriiniproov võetakse, et vereproovid kõik asjad. Kui need on ka juba nagu erroris, et neerud hakkavad läbi kukkuma, siis kohe kutsutakse sünnitus esile. Siis ma olin ka mingi, oh my god, et okei, ma arvasin, ma olin lihtsalt mingi tüsetake, et nägu läheb veel rohkem paista, aga kõik näitajad olid korras, vererõhk oli korras, veri oli korras, uriin oli korras, ehk siis tegelikult see preeklampsia oht on ja nüüd ma käin iga nädal siis edasi kuni sünnituseni, aga näidud olid korras, aga siis ta ütleski, et sa pead oma soolasöömist siis vähendama. Ma olin ka mingi, oh my god, seal Cafetempos üks päev varem ma sõin mingit soolajäätist, jõin mingit limonaadi, sõin mingit, ma ei tea, mis ahjusaia, mingi soolase hummusega, siis ma mingi okei, nii et nüüd siis ta ütles, et joo ainult vett, et ma olen siin vett joonud ja soolaga ma olen nii teinud, et algselt ma mõtlesin, issand, kas ma pean tõesti mingit magedat keedukartulit hakkama sööma, aga siis ma mõtlesin, ei okei, ma koduste toitudega võtan nagu vabalt, ma üritan mitte üle soolata, sest tõesti ma panen väga palju soola oma toitudesse, ehk siis ma olen seda natuke tõmmanud maha, aga ikkagi ma ei ole täitsa soola kasutamata jätnud ja lihtsalt ma siis ei söö mingit full ramps või mingi restorani ei lähe ja nii edasi. Igal juhul jah, see oli minu jaoks huvitav ka kuulda, et ma põhimõtteliselt kasvatan oma last oma kehas, mu keha teeb midagi looduslikku ja siis seal on oht, et mu mingi neerud failivad lihtsalt tänu sellele, et mu keha
kasvatab seda last, mis on ju bioloogiline asi, mida meie keha on mõeldud tegema, et nagu what the fuck on ju kohati. Et mõnes mõttes see rasedus on niisugune, paneb imestama tihtipeale, kui palju see võtab ikkagi rasedast naisest. Ehk siis seda enam ma tahan rõhutada, et see ei ole mingi kerge asi. Ja ma ei tahtnud oma eelmise videoga ka seda öelda ja keegi tegelikult ei kirjutanud mulle ka negatiivselt, aga ma ise tundsin seda editides veits nagu, et kui annoying, nagu et midagi on ju ikka pahasti, vahepeal tahaks samastada kellegagi. Et siis jah, mingid asjad ikka on, et see ei olnud mu point selle eelmise videoga. Aga jah, täna mul on siis pediküür, saan ennast poputada, kuigi mu jalad on veits siuksed rullid juba vett täis. Ehk siis ma ei tea, loodetavasti mu pediküüri tegija ei ehmata seal ära. Ja siis muud väga ei olegi täna, aga jah, pikk intro. Igal juhul ma mõtlesin, ma näitan teile siis ka meie uuenenud lapsetoa ära. Seal tegelikult midagi nii hullu muutunud ei ole, et te olete enamus asju näinud, aga lihtsalt mingid viimased detailid, mis ma olen lisanud. Ja siis rasedusaegsed lemmikud tooted ka käime äkki läbi, sest mind ennast oleks see väga aidanud raseduse alguses. Nii raske oli kuidagi leida riideid ja mingeid asju, mis toimivad ja meeldivad. Siukene informatiivne, rahulik, lobisev, let's catch up, olen ju ammu vlogi teinud. Pesapunumisvlog on tänane video. Üks asi, mida te ei ole näinud, sest see reaalselt saabus paar päeva tagasi, oli siis voodi kõrvale siukene minihäll. Seda saab reisivoodina ka kasutada, et ta käib hästi kergesti kokku. Aga võib-olla te mäletate, et ma siin mingi aeg hullult lootsin ja otsisin, et ma saaks selle Snuu nutihälli endale. Aga noh, see on mingi meeletult kallis toode, ehk siis ma otsisin Marketplace'ist ja ma lootsin, et ma saan mingi isegi mitte poole hinnaga ma ei oleks raatsinud, sest see Snuu nutihäll on siuke, mis ala ise natukene kussutab last, ta mingi regab su lapse mingi unerütme, ta kuulab, kui laps hakkab kas või jorrama ja see on mingi, ma ei tea, Times Magazine'i eelmise sajandi kõige innovaatilisem leiutis, ma ei tea, beebidele või mis iganes, igal juhul, aga see maksab täishinnaga mingi 1500 eurot ja come on, su laps kasutab seda mingi 6 kuud. Vahet ei ole, mis imetoode see on nagu never ja ma isegi poole hinnaga ei raatsiks, aga ma vahepeal nägin Marketplace'is mingi 400 euriga ja nii. Mõtlesin, et et äkki saan edasi müüa, aga siis lõpuks ikkagi kuidagi ei läinud õnneks ja siis mingi hetk ma nagu loobusin sellest unistusest, sest nagunii ma ei tea ju, kas mu laps isegi selles nutihällis tahab magada, kas see teda kussutab, et isegi need nutitooted. Jah, nad on nagu mõeldud meie elu lihtsustama, aga nad alati ei toimi. Nii et nüüd siis see viimane asi, mis me ikkagi tahtsime lisada, oli häll. Meil oli seda vaja, sest meile see enda võrevoodi siia kahjuks ei mahu, siin on üsna kitsas ruum. Nii et jäigi lihtsalt täiesti pigem selline soodsam voodi kõrval olev hällike. Siis muidu käib tegelikult siit kinni, on ju, ja saab lukuga ka kinni tõmmata, aga ööseks siis laseks ilmselt selle ääre alla ja tegelikult ta saab voodile lähemale ka panna, et siis ma saan kohe nagu kas kussutada käega, kui vaja aeg-ajalt last või siis täitsa istuda ise voodis, laps krabada, imetada, mis iganes. Siit külgedelt saab seda kõrgust siis sättida väga kõrgeks, kui tahan, ja magamiseks siis allapoole. Ja tal on lukustavad rattad, ehk siis kui ma tahan teda eest lükata, ratastega saab kergesti. Ja üks asi, mis oli mulle oluline, oli see, et siin all oleks ka see alus, et ma saangi need mingid mähkmed sinna panna, niisked lapid, ma ei tea, vajadusel kas või mingi lutipudeli kunagi, mis iganes lutid, ehk siis lihtsalt nii-öelda riiul ka sisse ehitatud juba. Ja siis jäi siukene üsna lihtne, aga nunnu. Mul oli siin eelmine nädal mingi väike paanika korra, sest tegelikult ma tellisin ühe teise ja seal oli kirjas mingi 1-5 tööpäeva ja ma tellisin selle mingi 6 aega tagasi ja siis mul tuli meelde, et issand jumal, juba mingi 3 nädalat möödas ja see pole jõudnud. Kirjutasin sinna, ma ei mäleta, kas see oli mingi beebipood.ee või beebikeskus.ee, beebipood minu arust. Ja keegi ei vasta, siis ma olin mingi, mis toimub. Lõpuks kirjutasin neile Insta, siis lõpuks nad nagu vastasid Instas, et kuigi oli toote kõrval 1-5 tööpäeva, siis nüüd jah, need voodid tulid meil Itaaliast lattu 3 nädalat hiljem siis ja see mingi beež, mis te tellisite, et seda ei tulda, aga tumepruun tuli, et kas tahate, siis ma olin ka mingi, ei, ma ei taha mitmesaja eurost mingit voodit, valet värvi mitu nädalat hiljem ja siis lõpuks tellisingi selle, mis oli nõks odavam ka. Nii et õnneks ikkagi lahenes, aga korra oli see, et oh my god, mis toimub, kus see toode on, äkki mingi laps sünnib ära, mul pole teda kuhugi magama panna siin voodi kõrval, sest see võrevoodi ei mahu siia, et õnneks see ikkagi lahenes ka hästi lõpuks. Ja siis lapsetoas, noh, suured asjad olid olemas, on ju, kummutid olid meil Ikeast, juba ühes videos näitasin ka seda mähkmekotti H&M-ist, et need on siin olemas. Tuulilt sain siukse magamiskotti, mida ma saan katsetada siis kohe, et ta ütles ka, et alguses ta nagu ei viitsinud, ta soovitaks kohe katsetada, sest lõpuks nad hakkavad ennast nagu kätega üles vehkima, et siis võib-olla, kui ma kohe harjutan oma last, ma ei tea, eks näis, et lisasin selle magamiskotti ka siia väikse. Aga jah, riiulid juba olid mu ema tehtud mänguasjad. Ma siin natukene midagi organiseerisin, see võib-olla ei tundu organiseeritud, aga minu jaoks on, et lühemate jalaosadega podid siin, kõik lukuga pidžaamad on siin, siis seal on need nagu kinnise jalaosaga püksid, lahtise jalaosaga püksid, mingid ilusamad komplektid, käpikud, sokid, et ikkagi natuke tegin siin korda asju ja muidugi need mähkmed ja siuksed märjalapivarud ka. Ja selle mähkimise aluse saime Marta oma. Nüüd Marta ongi 9-kuune juba või?
oh my god, september, oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, 8-kuune, okei, 8-kuune. Ehk siis juba läks nagu ohtlikuks tema mähete vahetamine siin peal, see oli nii kõrgel ja ta nii hullult juba keerab ja liigutab, et siis mulle kuidagi ajaliselt sobis, sain oma mähkmealuse siia ja jagas tellisin selle Tommy Tipi mähkmekonteineri. Kuigi alguses beebide kaka ju ei haise, aga mingist hetkest las ta siis olla. Ja muidu minu arust see konteiner maksab mingi üle 30 €, pluss siis need kilekotid sinna sisse maksavad mingi, ma ei tea, et kokku see komplekt oleks mingi 60 € minu arust Babysitis, aga ma selle konteineri sain jagast 4 €-ga, mingisugused prügikotid sain Amazonist 15 € ja 15 € eest oli seal mingi 8 rullikotte ja ühe rulliga sa saad keskmiselt 180 mähet. Ehk siis nagu üsna pikaks korras ja 19 € kokku. Nii et las see siis olla ka siin. Katsetan seda Tommy Tipi konteinerit. Et tegelikult see on siis vist, kui juba hakkad püreesid lisama, et siis juba see kaka hakkab haisema. Siis sa ei taha võib-olla seda lihtsalt jätta kuhugi lahtisesse prügikasti. Aga las ta siis juba harjutame kohe algusest peale. Siis siin on muidugi võrevoodi. See beebipesa ilmselgelt ei jää siia sisse. Seda ma kasutan siis kas kuhugi diivani peal magamiseks või imiku esmaabi loengul eile. Siis see juhendaja ütles ka, et tema täiesti mingi ajal nagu ikkagi võttis lapse kaisu ja siis ta ka kasutas seda pesa veel isegi kui laps oli suurem, lihtsalt, et seda äärt nagu ohutuse mõttes, et siis on hea, kui ta on olemas. Siin täpselt mingid beebid on juba pooleaastased sõbrannadel ja sõbrannadel ja siis mulle tuli siuke armas mängumott ja seal on mingi hobused ja asjad. Siis see lisandus meil siia tuppa vahepeal. Siis on siin Sossi haiglakott ja minu haiglakott, aga ma näitan teile natuke hiljem, mis siin sees on, sest ma tahtsin rääkida ära teile need rasedusaegsed lemmikud. Need on praegu mul kontoritoas lihtsalt laiali ja siis ma saan need ära panna eest, aga haiglakotti vaatame ka üsna pea. Okei, ärge pange tähele seda segadust, mis siin ümber toimub, siis ma panin asjad endale valmis teile näitamiseks. Aga mõtlesin alustada trenniriietest, sest eelmises videos keegi spetsiifiliselt küsis selle kohta ja ma ju käin väga palju trennis ja mul on väga palju trenniriideid. Ja ma olin üsna kindel raseduse alguses, et enamus tavatrenniriided mulle ilmselt raseduse lõpus ei sobi, et ma pean kindlasti mingid päris nagu rasedad trenniriided tellima. Ja tegelikult minu üllatuseks näiteks ma tellisin raseduse alguses kohe oma esimesed Honor Active'i trenniriided. See on siuke UK bränd, aga see tuleb Saksamaalt, ehk siis tollimaksu ei lisandu. Ja ma tellisin siuksed tavalised seamless püksid. Need on siuksest tugevamast materjalist, millega ma olen harjunud ja see oli nende mingi Enhanced Lift kollektsioonist. Need on siuksed nagu ploomikad pruunid ja tellisin sinna juurde siukse pehme nende Soft Motion kollektsiooni trennitopi, millest siis lõpuks see Soft Motion hullus mul alguse sai, millest ma kohe räägin. Aga siuke nii ilus tumepruun trennikomplekt. Ma näitasin neid oma mingis esimeses raseda haulis ka ja need läksid mulle selga. Ma tellisingi meelega siis L-suuruse, igaks juhuks juba nagu natuke varuga, aga samas ümber asjad ja sobisid mulle ka siis, kui ma olin veel justkui M-suurus ja kallistavad mega ilusti keha. Ma tunnen, et need Honor Active'i püksid, see Enhanced Lift näiteks, kui teile meeldib ka siuke, et ta on ikkagi su tagumiku ümber, ta ei tule sealt tagumiku ümbert ära trenni ajal, kui sa liigutad. Ta ikkagi nagu terve su treeningu vältel on siuke mugavalt seljas, rõhutab su keha, siis Honor Active on praegu mu top 1 lemmik siukestes riietes. Minu üllatuseks nüüd 39 rasedusnädalal, need lähevad mul ikka selga, ma ikka käin nendega. Nad ilmselgelt on nüüd rohkem ümber, aga nad ei pigista ega ei ole valusad ebamugavalt, et mingisugused varasemad Gymsharki ja lumiriided, mis mul on olnud, need ma ikkagi mingi hetk pidin täiesti ära panema sahtlisse, sest et need tõesti ei läinud mulle enam selga ja paljud trennijakid ei lähe, kui kõht on suur. Aga isegi need seamless Enhanced Lift püksid mulle läksid. Nii et siis see oli esimene asi, mis ma tellisin, lihtsalt 1 number suurus, L-suurus. Aga jah, ma kindlasti peale rasedust saan ka neid edasi kanda, et nad ei ole mingisugused siuksed nagu lohvakad, sellepärast et nad on number suuremad. Ja ma tellisin ka tumesinised tollel ajal ja samamoodi need lähevad mulle ka ikka selga. Just eelmine nädal käisin nendega trennis. Aga sealt sai alguse mu see Soft Motion hullus ja ma tellisin endale ka siuksed altlainevad püksid, mis on siis mu lemmikud tooted üldse Honorist. Need on sirge jalalõikega straight leg ja alt veel läheb laiemaks, ehk siis nad on mõeldud olema siuksed nagu nõks-lohvakad ja neid võib kanda täiesti vabal ajal, aga mina kannan neid enamjaolt trennis ja need on lihtsalt nagu ma ei suuda ära kirjeldada. Mul on rohelised need, mul on mustad need, mul on nüüd kõige uuemad roosad need, siis ma tellisin just tumesinised need ja mul on veel haiglakotis roheline komplekt neid ka. See on nagu top 1 trenniriie, mis ma olen kunagi vist leidnud endal, sest et ta on nii adapteeruv su kehaga. Nagu ma rõhutasin ka nende eelmiste pükste puhul, siis need hoiavad su kehas kuidagi ilusti ümber. Ma saan aru, et kõik ei taha oma trennipükse kanni vahele ja mingi buum, kõik on nii ümber ja rõhutab, et see on täiesti okei. Kui see ei ole sinu jaoks mugav ja sa ei taha, aga mulle just meeldib see look ja ma tunnen ennast siis palju nagu ilusama ja naiselikumana. Just kui mu need parimad kurvid on kuidagi nagu rõhutatud. Need riided muudavad mu ilusamaks minu silmis. Et jah, siis ma mingi aeg tellisin ka veel need rohelised juurde. Need
Need rohelised on siis regular pikkus, neil on ka short, ehk siis kui sa oled eriti lühike inimene, sa saad veel lühema võtta. See on siis see tavapikkus, mis muidu mulle tundus okei, aga trennis ikkagi liigutan, teen harjutusi, et siis nad kuidagi kisuvad väga kukekaks. Ehk siis järgnevad ma tellisin kõik long ja long on siis mul musta värvi, siuksed kaalt laienevad. Just käisin nendega trennis, nad on higised praegu, aga kuidagi trennis nad tossudega on hästi, istuvad tossude peal, nad ei ole kukekad, nad ei ole minu jaoks liiga pikad. Ma isegi vahepeal mõtlesin, et võib-olla ma nagu nõks lasen neid longisid lühemaks, sest selle regulari ja longi vahe on mingi nii suur, et võiks olla mingi nii suur vahe. Aga pigem ma nüüd täpselt tellin ikkagi longi, et mul on üsna pikad jalad. Ja need kõik eelnevad siis need rohelised, mustad, pruunid, mis mul on trennikotis, on kõik L-suurus jällegi ja need sobisid mulle ka, kui mul oli palju väiksem kõht, sobivad nüüd, kui mul on kohe 40. nädal. Olen üsna kindel, sest nad on nii nagu sinu kehaga adapteeruvad, nad ei veni kuidagi välja, et nad sobivad mulle ka peale rasedust. Ja siis huvi pärast need viimased helerosad, mis ma tellisin. Ma tellisin M-suurus ja ikka 39 nädal, super ilusti lähevad selga, üldse ei pigista, mega ilusad. Ma ei tea, mis imematerjal see Soft Motion on, aga ma tean, et see on Honeril patenteeritud materjal. Ja jah, see Soft Motion kollektsioon nende lehel on mu lemmik. Ja lihtsalt ma ei tea, kus ma varem olen elanud, et ma pole kunagi Honor Active'it proovinud, aga panen kõik lingid descriptionisse siis nendest, mis mul on ja mis suurused mul on. Ja viimased trennipüksid, mis mul on siis päris siuksed rasedamad, ainsad, on MyProteinist tellitud, et ma raseduse alguses tellisin ka Sheinist mingid, aga need ei istunud üldse ilusti seljas ja ma müüsin need lõpuks Vintage'is maha. Aga need MyProteini omad on siis päris selle eemale ulatuva kõhuosaga ja keegi soovitas neid mulle Vlogmassi videos ja tegelikult mul on hea meel, et ma need tellisin. Ma rääkisin eelmises Q&A videos ka, et nad ei ole mu lemmikud trenni jaoks või nagu looki poolest, et need on täpselt need püksid, kui sa tahad olla lihtsalt mugav ja sa ei taha rõhutada ühtegi kumerust, sa ei taha, et su püksid oleks tagumiku vahel, sa tahad lihtsalt tavalisi mugavaid trennipükse, siis need on täpselt need. Nad on ka alt laienevad natukene ja selles mõttes need on mega mugavad tõesti, et need Soft Motionid absoluutselt ka ei pigista kõhtu, aga need on päris ju mõeldud kõhu jaoks, ta tuleb su siia kõhu peale, ta ei istu su kanni vahel, hästi siuksed nagu basic'ud, pehmed trennipüksid. Nad ei pane mind nagu naiselikuna tundma ennast ja trennis ma tunnen ennast kuidagi kõige paremini raseduse ajal, siis mulle meeldib, kui trennis on nagu snatched ja ilusti tagumiku vahel ja kuidagi nagu enda jaoks, lihtsalt enda enesetunde jaoks. Mulle meeldivad need Honerid, aga neid MyProteini omasid ma kannan niisama nagu vabal ajal, näiteks mingi, ma ei tea, lähekski pediküüris, paneks neid jalga, sest nad on tõesti väga-väga mugavad. Nende soodukatega nad ei olnud üldse kallid ka. Honeri püksid minu arust on mingi 60 € paar. Ma ikkagi pidin nagu hajutama neid oste Honerist, aga MyProteini omad minu arust isegi 20 või 30 € hästi mugavad ja pehmed. Et selles mõttes ma ei ütle, et nad on nagu halvemad kuidagi pidi, aga lihtsalt nad on teistsugused ja ma kasutan neid teisel otstarbel. Need on kõik trenniriided, siis muidugi tavariided, kus ma siis nagu raseduse ajal shoppasin või ostsin, sest et minu arust on nii imelik. Ma läksin rasedana shopping centeritesse. Ma pole kunagi varem ju rase olnud, seega ma ei teadnud, aga mitte kuskil ma ei leia rasedate riideid. Ja siis lähed online'i, H&M-is mingi mega suur rasedate kollektsioon, Asoses mega suur rasedate kollektsioon, nagu on poode, mis täiega teevad online'is rasedatele riideid, aga kuskil füüsiliselt proovida ei saa. Ja siis ma hakkasingi vaikselt tellima, et muidugi alguses, kui kõht on väiksem, siis need asjad ei mängi nii rolli, aga teine trimester ikkagi kõht hakkas kasvama, jalad hakkasid kasvama, kaal tõusis. Vaikselt ei läinud enam teksad, ei läinud enam topid, ei läinud enam pintsakud, on ju. Ja kui sa rasedusväliselt oled ka inimene, kellel riided ja outfitid tekitavad hea tunde ja on olulised, siis sa ju tegelikult tahad seda ka tunda raseduse ajal, et ma ei ütle, et kõigil on, meil igal ühel on omad asjad, mille peale me tahame kulutada ja mis on meile tähtsam. Ja minu jaoks nagu riided on siuksed asjad, mis tekitavad minus hea tunde ja kui ma kunagi varem ei ole kandnud mingeid kleite eriti palju või kudumkleite eriti, siis sellele niigi muutuvale, natukene ebamugavale, võõrale kehale hakata veel neid võõraid ebamugavaid riideid panema, mis peeglist vaadates ma tunnen, et see ei ole mina, ma ei tunne ennast hästi. See tekitas mul üsna ruttu selle tunde, et okei, ma pean mõtlema midagi välja. Ma hakkasin siis Pinterestis scrollima. Ma leidsingi need esimesed asjad jagast päris mitmed, seal on see tulevasele emale kategooria, nagu iga second-hand poe või edasimüügikohaga, siis seal on ka väga siukseid asju, mis ilmselt sulle ei meeldiks ja siis scrollid ja filtreerid ja lõpuks ma leidsin sealt päris mitu asja. Vinted on nüüd uus, on ju Eestis, kus saab ka otsida, ehk siis kindlasti ma soovitaks alustada süükestest kohtadest ja siis mu lemmikud poed rasedatele just olidki online'is shopates H&M kindlasti. H&M-il on ekstra e-poes siis rasedate kollektsioon. Pakk tuleb otse koju kulleriga ja tagastamine ülikergelt pakkeautomaati, sest rasedana sa pead proovima, tihtipeale ei sobi. Sa ei taha mingi 50 € maksta tagastamise eest, minust H&M-is on 3 € tagastamine. Ja teine pood, mis mulle meeldis, oli Asos, kus oli ka pakkeautomaati tagastad. Ma ei mäleta, kas täitsa tasuta või paar eurot, ehk siis ma tundsingi kuidagi südamerahus nendest kohtadest tellides, About You'st samamoodi, et võib-olla mul ei sobigi või ma tellingi teksasid näiteks 3 paari, mis alguses maksavad, on nii vastik suur summa, aga ma tean, et okei, aga üks nendest äkki mulle sobib ja siis ma saan selle südamerahu, et mul on need ilusad teksad ja nii. Ehk siis hakkasin proovima
proovima ja katsetama. Lisaks sellele ma käisin väga palju poodides, et minu rasedus sattus täpselt sinna aega, kus olid need jaanuarisoodukad, aga samas olid ka ju jõuluperioodid, ehk siis sa jällegi tunned oma kasvava keha ja kõhuga, et sa tahad ilus välja näha. Ja 2 sükest kleiti, mis mul olid, nagu te teate, ma leidsingi siis ühe H&M e-poest. See ei ole üldse mitte rasedate kleit, aga mulle meeldis kuidagi selle suurema kehaga katta ära ka enda kael või sükene, et nagu ülevalt oleks mingi äge lõige, tagant oli siis see seotav. See oli mul siis tüdrukutega jõulupeol ja ta oli absoluutselt mitte raseduskleit, lihtsalt ma kohe vaatasin, et issand, kui lohvakas lõige, hakkasin otsima ja siis proovisin, tellisin e-poest ja lihtsalt üks mu lemmikuid asju, mis ma terve see jõuluperiood kandsin, tundsin ennast nii ilusana ka selle suurema kõhuga. Järgmistel jõuludel samamoodi punane huul ja las ta olla lihtsalt lohvakas kleit, isegi kui mul pole kõhtu ees, on ju. Ja siis teine mu üks super lemmikuid oli samuti Zaarast. Seda ma kandsin sõbranna juubelil. Jällegi millegipärast mulle väga meeldis ennast nagu katta rohkem kinni, et lohvakad asjad ja kõrge kaelus. Jällegi tagant seotav lips. Ta on sükene nagu nahkhiire lõige natukene. Ja lihtsalt käisin poodides, analüüsisin allahindlustega, et kas see sobiks mulle siia. Ma kohe vaatasin seda, et siit alt hakkab see miniseelik. Mustad sukad panin muidugi alla, on ju. Kas mu see kõht jääks täpselt siia selle õmbluse peale nagu? Sest mulle iseenesest nii meeldis see kleit, et kuidagi analüüsid asju, mida sa näed poes, et kas see võiks sobida rasedale. Kas see on siuke lohvakas, et ta ei pea tingimata olema raseda asi. See oli L-suurus. Tollel hetkel võib-olla ma veel oleks olnud M või enne rasedust ma olin M, aga jällegi ma kuidagi hoidsin oma mõtlemise hästi lahti suurust osas ka. Ja isegi oleks võtnud XL, kui oleks olnud, aga allahindlusega oli ainult L ja tundsin ennast nii hästi selles, isegi rasedana. Ehk siis isegi siukseid pidukleite ma vaatasin ja kuidagi tahtsin natuke teistsuguse huvitavama lõikega, et nad ei oleks siuksed jällegi klassikud ja igavad. Siis mulle sai üsna ruttu selgeks see, et ma olen ikkagi teksade inimene ja rasedad ja teksad see on niisamagi peavallu, on ju, rääkimata, kui sul on suur kõht ees. Aga jällegi kiites H&M-i seda rasedate osakonda, siis mu ühed lemmikud kohe raseduse alguses, ma leidsin need Jagast küll, olid siuksed need nööpidega. Ma vist näitasin ka mingis haulis. Nööpidega siis nii-öelda laiemaks ja kitsamaks käivad H&M Mama sarja teksad. Ja ma Jagast sain siuksed täpselt samasugused sinised nööpidega. Ja point ongi selles, et sa siis põhimõtteliselt saad lasta kitsamaks ja laiemaks ja H&M-i sinised olid M-suurus ja neid ma kandsin raseduse alguses mitu kuud. Aga kohe, kui ma need sain, ma pidin need panema kõige laiemaks, et M oli nagu alati kõige laiem mul. Ja siis ma mingi aeg müüsin need Jagas edasi, sest et need tõesti olid mulle täiesti kiles viinerkitsad juba. Ja ma mõtlesin, et okei, nüüd on siis nende hallide aeg ja need on siis L-suurus, ehk siis justkui liigume edasi. M-is ma olin juba kõige suurem. Ja nüüd ma olen viimased mingi 4 kuud olnud selles L-is kõige väiksem. Ta on ikka kõige väiksema peal ja nad on mul nii lohvakad. Nii et ma sellest suuruse teemast nagu kohati ei saa aru, sest nad olid täpselt sama mudel, lihtsalt eri värv. Aga ma ei tea, mis teema on, ta on ikka mulle suht lohvakas. Aga samas ta on andnud mulle selles mõttes hea enesetunde terve raseduse vältel, et kui mul on vaja mingit outfiti, siis ikkagi lohvakad teksad ja pintsak tekitab minus rohkem seda, et see olen ikka mina. See vana mina siin sees on olemas, et ma ei pea panema ju mingit kudumkleiti, kui ma muidu ei kannaks kudumkleiti, on ju. Ja by the way, ärge tundke üldse halvasti, kui ma ütlen, et lipsuga või kudumkleit. Need asjad võivad ka väga nunnud olla ja ongi tihtipeale, et kuidas iganes sina ennast hästi tunned, lihtsalt mul kohe oli see, et ma ei kanna siukseid asju, et siis see oli minu jaoks kuidagi nii võõras. Et jah, siis ikkagi ma kiidaks H&M-i neid teksaseid, kui te otsite lohvakaid raseda teksaseid ja te ikkagi ei taha nagu neid päris selle kõhuriideosaga näiteks. Sest ühed siuksed kõhuriideosaga on mul ka. Need ma tellisingi About You'st, kui ma tellisin 3 eri suurust. Need on minu arust Next brändi omad, kui ma ei eksi. Mamalicious. Ja ma täpselt ei teadnud, mis suurust ma võiks võtta. Ja siis ma lihtsalt tellisin erinevad ja need ühed mulle sobisidki. Tumedamad ja need on tõesti mega mugavad. Et neid ma hakkasin kandma, ma ütleks mingi 7. kuu lõpust, kuni siis juba 9. kuul ma saaks neid ikka panna. Mulle meeldib nende juures see, et siin on ikkagi see pisike teksa äär, et tegelikult see riidest osa läheb siit alt kinni. Ehk siis sa justkui ei saaks nagu pluusi panna püksi, kui sa tahaks, et rõhutada oma nunnut puinu. Aga kuna see äär on natuke kõrgem, siis sa saad seda nende puhul teha. Et muidu tavaliselt oleks lihtsalt see ja sa pead panema siia midagi peale, mis võib olla kuidagi see torso ja jalgade tasakaal. Vahepeal on okei, aga mulle kuidagi raseda kõhuga meeldinud, et mul on ikkagi pluus nagu teksade sees ja siis see äär on aidanud seda. Ja nad on ka siuksed lohvakad, tumesinised. Praegu veits kortsus, nad tulid pesust. Aga jah, About You, minu arust seal oli ka rasedate, kui sa filtreerid, väga palju valikuid, erinevat stiili, ei pea olema lohvakad, võivad olla kitsad, kui sulle see meeldib. Ja lihtsalt soovitan katsetada jällegi About You'st see hea, et kui sa ei tea suurust, siis kui sa vähegi raatsid ja sul on mingi 2 nädalat aega katsetada, siis lihtsalt telli paar suurust ja tagasta kohe need, mis ei sobinud. Ja ma ütleks, et mu kõige lemmikumad ever rasedusaegsed teksad, jällegi siuke kastist välja mõtlemine siinkohal tasus mul ära, on tegelikult Zara tavalised teksad. Need ei ole absoluutselt raseda teksad, lihtsalt enne ma kandsin Zaras suurust 40 teksasid, vahepeal
vahepeal 42, aga siuke 40 oli mu raseduseelne suurus ja allahindluste ajal jaanuaris ma leidsin need teksad ja need on suuruses 46. Ehk siis sisuliselt ma lähen nagu 2, 4, 6, 3-4 suurust üles oma tavapärasest suurusest ja naistena võib-olla see tundub veits hirmutav, aga keda huvitab, kui see istub sul seljas ilusti, tunned ennast ilusti selles, kui sa isegi enne olid mingi XS ja sa pead nüüd ostma XL midagi. Keegi ei vaata seda suurust seal sees, on ju, et lihtsalt see keha muutub ja sa tunned ennast minu arust palju paremini, kui sa ikkagi lased lahti nendest suurustest ja mõtled sellele, kuidas see välja näeb ja mina olen küll tundnud ennast tihtipeale väga stiilselt ka rasedana ja see tõesti aitab kaasa sellele, et me niigi tunneme ennast võib-olla ebakindlalt ja oleme raskemad ja nii edasi. Aga jah, need on ka siuksed heledad teksad, oversized, neid ma olen hästi palju pannud pintsakuga, mul lihtsalt nii üllatab, et okei, nüüd ma ütleks siuke 39, võib-olla isegi 38 nädalad natuke juba olid siuksed pitsitasid, kui ma need kõhu peale sättisin, aga alates 7. kuu algusest kuni nüüd 9. kuu lõpuni tegelikult ma olen saanud neid kanda kõhu peal ka isegi. Pesust tulles nad on nagu eriti kitsad, nagu täna natukene nendest try-on klippidest, aga kui ma kannan neid kas või mingi 2 tundi, siis nad tegelikult venivad natuke välja, nad on siuksed pehmed ja ma mõtlesin ise ka, et kui kõht kasvab, et ma saan need sättida rohkem kõhu alla, aga isegi pole seda vajadust olnud. Ja lihtsalt ilusad, heledad, lohvakad teksad, need olid täpselt need asjad, mis kuidagi sobisid kõigega minu arust mul raseduse ajal, eriti siin lõpupoole pintsakute jakkidega. Lihtsalt nii õnnelik, et ma proovisin neid, jah. 46 suurus, Saara, ja need maksid minu arust alega mingi 19 €, et nagu mega hea skoor. Kas ma saan neid kanda peale rasedust? Potentsiaalselt mitte, oleneb, mis mu kaal teeb või keha teeb, aga teisest küljest alega ostetud, ma saan need edasi müüa. Tekitasid minus kuid ja kuid mega enesekindlat tunnet, nii et mega worth it minu arust. Siis koduriietest. Koduriided on ka siuksed, mis mõni päev ma olengi täiesti mingisuguse, ma ei tea, kodutu välimusega kodus ja see on fine, aga olen ka tundnud, et kuna ma töötan kodus ja olen kodus palju, siis ma kuidagi mingi hetk otsisin ja tahtsin väga mugavaid koduriideid. Ja esmalt ma tellisin sellised hallid. Ma lihtsalt tahtsin lohvakaid riideid, lohvakaid dressipükse ja samavärvilist džemprit ja kuidagi jäi silma selle välimuse poolest siis H&M-i lehel mingisugune siukene komplekt, et siuke dressikas ka natuke lohvakad varrukad, see on suurus L ja see on komplekt ehk püksid on ka suurus L ja siuksed nagu keeratava osaga püksid ja need püksid on ka laia säärega ja mõnusad lohvakad, et siuke mõnus lohvakas look kodus sobib, aga samas kui sa paned need korraga selga, siis nad on siuksed stiilsed ikkagi. Veits on siuke tunne, nagu sa oled üritanud ja endal on lihtsalt nagu parem enesetunne. Ja need ei olnud küll rased omad, aga ma tellisingi siis L-suurus. Mulle kohe meeldis hullult nende jalgade pikkus, sest tihtipeale, kui ma tellin mingid dressid või koduriided, siis alati on kukekad püksisääred. Ja ma lihtsalt nii vihkan seda kukekat lukki ja nii raske on kuidagi leida mingid, mis pole megapikad, ei lohise mööda maad, aga täpselt õige pikkusega mulle need sobis. Ja siis algselt ma kandsingi neid nii ja lõpuks mu kõht siis kasvas ja ma saingi seda pealmist nii-öelda flappi, mis siin alla keerad, oma kõhu peale näiteks mõni päev settida. Vahepeal kuidagi on siuke, et kõht on nagu raskem ja siis vahepeal ongi see, et ma nagu praegu ka on see sama püksipaar mul jäävad, et siis lihtsalt vahepeal tahad teraka ees panna nagu nii ja olla kuidagi või siis täiesti tõmmata kõhu alla. Ja mulle kuidagi meeldis see keeratav osa siin ja tellisin hallid enne ja lihtsalt need meeldisid mulle meeldisid nii väga ja mingi hetk läksin siis vaatama, et kas on veel mingeid värve. Et lihtsalt jah, nagu ma ütlesin, ma olen väga palju kodus ja see tekitab minus hea enesetunde, kui mul on mõnusaid, mugavaid, ilusaid koduriideid. Teisena ma tellisin täpselt needsamad heleroosad. Mõtlesingi ka, et beebitüdruk tuleb, ma ei tea, lihtsalt nagu nii tahtsin ja minust oligi ainult roosa ka veel valikus ja lihtsalt nii mugavad meeldisid mulle. Tellisin sama L-suurus ka roosa. Kõige lõpus mingi, ma ütleks isegi võib-olla 1-2 hiljem tekkis ka tumepruun sett. Jällegi lihtsalt nii väga meeldivad. Vahepeal on see, et sa nagu nii 10-sse leiad midagi, mis on mugav ja ilus ja sulle meeldib ja tekitab sinus enesetunde ja siis ma otsustasin selle tumepruuniga tellida. Aga see oli jällegi täiesti tavalisest kollektsioonist, absoluutselt mitte raseda kollektsioonist, lihtsalt ma mõtlesingi, et ma proovin. Tundud siuksed pehmed ja lohvakad. Äkki on fine, saan tõmmata kas või kõhu alla praegu raseduse ajaks, et jah, ja kuidagi nii hea jackpot. Ja tegelikult nende samade esimeste hallidega ma tellisin 2 või 3 erinevat halli mudelit ja olidki need 2 ülejäänud, siis olid täiesti kukakad, ei sobinud, et kui ma oleks ainult ühe tellinud, siis oleks jälle olnud, et ma ei leidnud ja ei sobinud, aga H&M-iga kuidagi mul oli see turvatunne, et ma saan ju tagastada hästi kergesti. Ma ei soovita kogu aeg seda praktiseerida, et lihtsalt telli kogu aeg asju ja ainult tagastada, sest see on ka ju keskkonda saastav ja ilmselt ei ole nagu parim. Kuna rasedana on niigi raske, poodides pole meie mingi neid sektsioone, siis
what you gonna do, on ju. Ehk siis tellisin ja tagastasin ja leidsin oma idekad koduriided ka. Nii, siis kiirelt mingid pintsakud ja asjad. Ma ostsin 2 Zara pintsakut raseduse ajal. Mul õnneks oli see oversized look nagunii juba enne rasedust suht siuke, mis mulle meeldis. Lihtsalt meeldis lohvakus ja ma leidsingi siis mingi aeg, et pintsakud, mis mul on, muidugi need on mul alles raseduse järgseks ajaks. Aga need läksid kitsaks varrukast, isegi need oversized pintsakud, mis mul enne olid. Ehk siis ma pidin ka leidma mingi lahenduse, et kuidas hästi mingeid outfit'e kuskil nagu üritustel ja viisakamates kohtades kokku settida. Ja leidsingi 2 pintsakut allahindluste ajal. Üks oli siis siukene hall, see oli minust mu lemmik, nagu tõesti tekitas minust nii hea siuke oversized nagu vanaisa look natukene. Ma tean, kui paljudele see ei meeldi, see on fine. Aga mulle just meeldis raseduse ajal kuidagi natukene, mitte peita kõhtu, ma ei ütleks, sest trennis mulle väga meeldis see ümberlook. Aga tavariietega, kuna ma ka enne kandsin lohvakaid asju, siis see tundus minu jaoks nagu tuttav. Siukene triibuline pintsak, mis minu arust ka oli allahindlusega mingi 19 €. Ja must ka lohvakam suurem pintsak, seda ma kandsin ka raseduse lõpupoole palju. Just nende toesiniste teksadega siukene. Suht lihtne, lihtsalt viskad teksad ja pintsak ja alati on ilus. Aga mis selle raseduse ajal võib-olla muutis keerukamaks oligi see, et need vanad suurused ei olnud enam ilusad, ehk siis mõlemad need on XL suurus. Rääkides XL suurustest, siis allahindluste ajal käisin veel, ma leidsin Pinterestist mingi inspo-pildi, kus oli ühel rasedal naisel hästi ägedalt heledad teksad ja heleteksad tagi. Siis see pani kohe mu mõtted ragisema ja läksin siis allahindluste ajal poodi, mingis vlogis näitasin ka. Ja leidsin siukse oversized jaki. See on küll L suurus, aga ta on juba oversized fit, et on ka hästi siuke suur ja lohvakas seljas ja ta sobis täpselt mu nende Zara heledade teksadega. Ehk siis ma mitu korda kandsin seda denim on denim välimust. See tundus ka siuke stiilne, äge. Ei olnud siuke nagu klassik raseda look võib-olla, aga samas ikkagi kõhule mugav, endale mugav. Ehk siis jah, allahindluste ajal vaatasin väga palju lohvakaid asju. Ja lõpus ma tahtsin väga triiksärki endale ja kuidagi need rasedad triiksärgid ma tellisin H&M-ist ka ühe, mis oli kuidagi nööbiga siit, aga ma ei tea, kuidagi see ei istunud päris nii, nagu ma soovisin. Ja siis ma hakkasin vaatama mingisuguseid kurvikaid kollektsioone erinevatest kodulehtedest ja Pretty Little Thingil on siukene kollektsioon nagu Shape, ehk siis ta ongi nagu plusssuurustele, mitte ainult suuremad suurused, vaid ka äkki lihtsalt suuremad kollektsioonid ja leida mingisuguseid siukseid mudeleid ja asju, mis võiks sobida. Ja mul jäi see triiksärk silma esmalt, sest et need varrukad tulevad niimoodi üle käe. Ma otsisin lohvakate ja pikkade varrukatega triiksärki. Ta isegi sellel kurvikal naisel oli seal seljas kuidagi siuke ümber, aga kuna tal on see nöör siin, siis mul tekkiski see, et okei, suurem kollektsioon, suurem suurus, nii et potentsiaalselt, kui ma ta tellin, siis ta võiks mul olla ju tavaolukorras lohvakas, aga nüüd mul on see kõht, et äkki siis ta sobib. Ja see nöör andis ka natuke seda turvatunnet, et ta ilmselt ongi natuke lohvakas ja see isegi nii-öelda tavaolukorras tõmbaks teda siit kokku. Nii et ta oli ka allahindlusega Pretty Little Thingist tellides, tolli ei tulnud, aga minu arust lihtsalt mingi shipping oli ka äkki mingi 9 €, nii et võib-olla maksin ta eest mingi maksimaalselt 20 €, kuigi ta oli mingi 12 pounds, et tegelikult oleks pidanud olema palju-palju soodsam, aga et natuke läks shipping kulu ka. Aga lihtsalt nii ilus seljas. Mulle meeldivad need õlapadjad. Ta lähebki mul täpselt nüüd vaevu, et kui ma ta sain mingi 6 aega tagasi, siis läks paremini kinni siit eest. Natuke võib-olla siit kaenlaaluse juurest jääb lohvakas, aga siis tõmbadki nööriga kinni ja nii ilusti taljas, nii ilusti kallistab kõhtu. Samas ta ei ole see klassik, et sa pead siit eest tõmbama mingi paela. Need õmblused, mis siin on kuidagi nii mõnus ja ta on hästi pehme materjal. Ja minu arust seda enam ei ole. Ma linkin kõik asjad alla ikka, isegi kui need on välja müüdud, aga ta oli juba mingi viimane suurus sooduka ajal, kui ma ta ostsin, on ju nagu paljud need Zara asjad, aga lihtsalt, et teile näidata, kuidas ma otsisin, kuidas ma üldse selle mõtte peale tulin ja kuidas ma siis lõpuks leidsin mingi hea asja. Riiete koha pealt on nüüd kõik, aga kell on juba nii palju, et ma pean pediküüri lippama. Et siis käime seal ära, ma istungi seal tavaliselt, loen raamatut, teen arvutist tööd ja siis, kui tagasi tulen, siis ma näitan teile mingid üksikud lemmikud veel, mingid muud kategooriad asjad, mis ma tahtsin mainida. Kell on nüüd 3:30 juba. Mul läks pediküüris päris kaua ja ma ei hakka teile oma paistes vorste näitama, aga mu jalad on nii pehmed, nii mõnusad. Panin täitsa tavalise laki, siukse heleroosaka, et siis jah, eks näis kaua püsib peale sünnitust, aga vähemalt praeguseks on siuke mõnus endal olla. Ja näksisin oma läbi raseduse lemmikut Granny Smith õuna, nagu nägite, siis mulle praegu need mamma pannkoogid meeldivad väga ja võtsin ühe valgupudingu ka.
lihtsalt, et saaks nagu kõhu veits täis, sest ma arvan, ma teen õhtusöögi mingi 6 või midagi siukest, et siis on siin paar tundi aega. aga kiirelt mingisugused varijatooted ka veel, mis ma tahtsin teile mainida veel lemmikutes. mul riietes tuli hiljem meelde veel siuksed H&M-i, samamoodi H&M Mama sarjast Before and After vist on selle nimi, siuksed pidžaamad, need on ülipehmest puuvillasest materjalist, lihtsalt T-särk, mis on eest siis natukene pikem nii-öelda kõhu peale käimiseks ja siuksed mõnusad pehme kummist värviliga shortsid, aga need on mul juba alates pisemast kõhust, minu arust ma tellisin ka need mingil 4. kuul, äkki 5. kuul ja ma olen neid kandnud ikkagi üle nädala, mingi vahepeal lihtsalt viskan pessu muidugi, aga need on kogu aeg mul seljas ja isegi kasvava kõhuga, ma tunnen, ma just eile magasin nendega, ehk siis isegi praegu täiesti raseduse lõpus, nad on ikka mõnusad pehmed seljas, nendega on mõnus magada, need on before and after, ehk siis nad ei ole otseselt nagu siuke raseda riie, mida sa ei saa hiljem kanda, vaid siin pükstel on ees siuke pisike kumm ja tegelikult see pluus on ka siukene lohvakas, et sa saad neid kanda ka peale rasedust ja need on ülihästi vastu pidanud ja minu arust pidžaamade mõttes ka. Mingid on nagu väga mugavad, mingid vähem mugavad, aga need on nagu top 1, mis ma olen raseduse ajal kandnud suht algusest lõpuni, ehk siis ka kindlasti üks lemmik jälle H&M-ist, ma ütlen, H&M-il on minu arust väga hea maternity osakond. Siis tahtsin korra jalanõudest rääkida, õnneks ma mingeid trennitosse või midagi pole pidanud välja vahetama, et nüüd viimane kuu on küll trennitoss siukene jalas nagu ikkagi pigem pingul, aga mitte nii hullult, et ma ei saaks seda kanda või hõõruks. Ehk siis ma ei tahtnud midagi välja vahetada, sest jah, see jalgade paistatus siis loodetavasti läheb ära peale sünnitust. Aga sisuliselt terve oma rasedus, need on praegu suht nästid, sest ma reaalselt kannan neid iga päev. Olen ma kandnud neid nii-öelda uugreplikaid, mis ma tellisin need Sheinist, ma panen lingi descriptionisse ja lihtsalt need on nii mugavad, sest need on nagu kalossid, mida ma saan jalga lükata. Ma ei pea absoluutselt kummardama, mis on praegu keeruline on ju eriti raseduse lõpus ja see platvorm aitab sellega, et isegi kui on mingi sombune ja porin ilm, siis ta kuidagi, jah, ta nagu ikkagi ei määri sokki, kuigi tundub, et ta võiks, sest ta on tagant avatud, aga lihtsalt maailma päästja, sest et kohe, kui mul on vaja panna jalga mingit tallijalanõud, siis sass peab mind aitama, sest et see pika säärega saapa jalga sikutamine on nii tüütu. Trenniejalanõud mul endal ongi siuke, et nagu ikkagi ma tunnen, et ebamugav on, et kui ma iga päev käin, jooksen kodust välja, teen mingi igapäevaasju, et mul oleks mingi mugav jalanõu. Need on olnud üliasendamatud ja ma mõtlesin ka, et kui ma oleks olnud suvel rase või kevadel või midagi, siis muidugi on plätud, aga oletame, kui sa ei saa kinnise plätuga käia, siis mingi tagant lahtised baleriinad või sandaalid oleks ülihead jällegi, et sa saaks jalga libistada. Või siis need samad, teate küll, pruunid Birkenstockid, mis on nagu tagant täiesti lahti nagu slaidid, et need oleks ka olnud, ma arvan, ülihead, et lihtsalt siuksed tagant lahtised jalanõud, sest see kummardamine ja kõik on piiratud. Järgmiseks mu raseda patimuvorst, mis selle kohta küsiti ka Q&A videos, aga ma tahtsingi lemmikutest eraldi rääkida. Raseduse alguses mulle vennanaine soovitas IKEA siukest U-kujulist imetamispatti, et sellega saab nagu magada ka ja ma ostsin selle endale, sest et see oli ainult 19 eurot versus, kui ma ei eksi, see oli üle 100 euro isegi. Neid on ka erinevas hinnaklassis, on 50 euroseid ja mis iganes, aga lihtsalt tollel hetkel, kui ma otsisin, siis ma ei leidnud parema hinnaga. Ja see IKEA oma ma proovisin seda, aga ta oli hästi kange, ta oligi lihtsalt U-kujuline, sa väga ei saa teda väänata, et ongi mõeldud nagu imetamiseks sulle sülle beebiga, aga pannakse siis ka magamiseks näiteks 2 põlve vahele, aga lihtsalt ta oli minu jaoks magades juba raseduse alguses hästi jäik ja ebamugav. Ja ma lihtsalt ei kasutanud teda ja lõpuks ma otsustasin, et ei, ma ikkagi investeerin siis sellesse natuke suuremasse vatja. Ja algselt ma kuidagi ootasin mingit, ma ei tea, mis imetoodet, et ma ei tea, mida ta nagu tegema peaks, on ju. Maailma mugavam magada, aga ma tunnengi, et ma ei saanudki sellest võib-olla full mugavusest selle raseduse keskpaigas veel aru, sest mul ei olnud veel nii ebamugav või ma ei pidanud nii spetsiifilistes asendites magama. Aga nüüd raseduse lõpuks ta on mulle andnud täiega selle ikkagi toe, mis on vaja, et ma sisuliselt saan nagu selles mägironi asendis magada, et ilmselgelt mitte päris kõhuli. Aga küll ma saan taga magada, siis ta on mul kaisus ja kui ma tahan täitsa nagu natukene isegi toetada mägironi asendisse, siis ma ei panegi teda omale jalge vahele, et ta ongi lihtsalt voodis ja ma panen pealmise jala talle peale ja toetangi oma suure kõhu siia padja peale. Siis ma tunnen, kui ma panen 2 põlve vahele, siis kuidagi see kõhutugi nagu kaob ära. Siis ma kasutan teda veel omal selja taga, kui ma tahan voodis lugeda. Vahepeal ma panen ta niimoodi jalgade alla, kui ma lihtsalt leban voodis või istun. Peale rasedust saan teda kasutada imetamispadjana. Ma saan ta siit otsast siduda lahti ja siis ta võib ka olla nii pikk, et nad on 2 tegelikult eri osa. Igal juhul mega rahul, see on mingi Naiel brändi oma ja ma tellisin selle kuskilt, ma ei tea kust, ta oli küll veits kallim, aga igat senti väärt minu arust. Iga jumala öö magan sellega. Siis oma kehahooldusasju ma olen ka näidanud, et nii või naa need penitusarmid ja siuksed asjad võivad olla geneetilised, et isegi kui sa kõike teed ja ennetad ja kreemitad ja
säilitad, siis need võivad tekkida. Selles mõttes ei tasu ennast kellegi teisega võrrelda, et tui mul siiani ei ole venitusarme tekkinud. Need on siuksed asjad minu arust, mis isegi su viimasel raseduspäeval võivad üleöö lärkad ja sul on, et selles mõttes ma ei looda hetkel midagi, aga siiani olen ikkagi proovinud ennetada ja siiani pole tekkinud õnneks juurde. Ja 2 mu lemmiktoodet ikkagi, et ma olen paari erinevat siin katsetanud raseduse ajal, aga üks on kindlasti see bio-oil, mida ma tellin apteegist. Mulle tegelikult ei meeldi see õli konsistents, aga lihtsalt ma panengi teda õhtuti voodisse minnes üle kogu keha sisuliselt põlvedest kuni kaelani. Põhimõtteliselt kogu keha õlitan sisse ja ma tellisin minu arust Vologmassi ajal või uue aasta restardi ajal teise pudeli ja nüüd mul on juba 3. pudel tegelikult, nagu te näete, täis. Ja tegelikult ta niisutab ülihästi, sest ma olen kuulnud ka, et rasedatel lõpus kõht sügeleb, rinnad sügelevad, sest et ongi su nahk on nii pingul, aga mul pole kordagi nahk sügelenud, aga ma reaalselt iga päev nagu õlitan ennast täiega fulli sellega sisse õhtuti ja hommikuti natuke soodsam variant, Mixa seda kreemi ja see on tõesti hea, see on mingi Megamax niisutav, ta on mõeldud tegelikult nagu mingiteks ekstreemspordi tingimusteks, seda promotigi nagu talvistel aegadel, kui sul on lõhed. See on mu teine potsik, mulle lihtsalt meeldib, et see maksab ainult 7 €, suur potsik ja sellega ma ka põhimõtteliselt plätserdan ennast iga hommik siis sisse, sest hommikul ma ei taha ennast õliga katta ja siiani tui ma ei sügele, mul ei ole venitusarme tekkinud. Tunnen kogu aeg, et mu nahk on niisutatud, eriti siin külma talve ajal, kus ma olin põhiliselt rase. Nii et jah, neid ma julgeks mõlemaid soovitada väga. Ja siis näohoolduse lemmik on kindlasti mul olnud selline Noon bränd. Ma olen näidanud ka, minu arust ma näitasin ka Vlogmassis äkki ja eelmises videos ka küsiti, et kas ma olen midagi muutnud, siis enne mul olid ikkagi retinoolidega seerumid, siuksed väga tugeva toimega mingid kortsude vastased kreemid ja asjad ja need ma siis pidin ikkagi rasedusega välja vahetama. Näoga samamoodi talvega ta ikkagi läheb kuivaks ja nüüd viimased nädalad ma olen kasutanud seda Nooni sükest näopesukeeli. Ta on nagu, näeb välja nagu õli, aga tegelikult kui sa teed ta märjaks ja hakkad nii-öelda pesema, siis ta läheb keeljaks, et alguses ma olin ka mingi, ma ei taha mingit näopesuõli, aga siis mu kosmeetik Kristi lohutaski mind, et ta tegelikult ei jää õline nii-öelda tunne, aga samas ta niisutab nagu õli ja ma olen tundnud tõesti, et nii mõnus on peale sellega ära pesta, siis õhtuti ma panengi seda Nooni mingit töökreemi peale ja mõlemad on rasedate lohutud siis, mis oli mulle muidugi väga oluline. Siis võib-olla TMI, aga nagu päriselt mu rasedusaegne lemmik. Kui sa oled rase olnud, mida mina enne ei teadnud, aga siis kui sa oled rase olnud, sa tead, et raseduse ajal pesukaitsmed on väga vajalikud. See on, ma ütleks, kõige sihukesem asi, mida ma ei oodanud, et reaalselt sul on vaja nagu iga päev sisuliselt pesukaitset kanda. Muidu oleks kogu aeg kõik väga ebamugav, ma arvan, jalgevahes. Ja muidugi enne rasedust ka ma kandsin aega, et mingi õhukesi tavalisi pesukaitsmeid ja siis raseduse ajal, kui ma tundsin vajadust, ma hakkasin neid uuesti kasutama ja siis ma reaalselt mingi eriti trenni tehes. Tu keha kuidagi liigub ja siis vahepeal tunnedki mingi kardiomasinal, et mis just juhtus, miks ma pean mingi 4 korda päevas oma pesukaitset vahetama ja see läheb raseduse nagu hilisemate kuudega aina hullemaks ja siis ma ütleks, et mingi 8. kuul ma olin seal pesukaitsete vahes, sest et ma kogu aeg ostsin neid juurde, sest ma kogu aeg vahetasin neid ja see oli kõige tüütum asi minu jaoks maailmas. Ma vaatasin, mingi suurem long pesukaitse ja see võib-olla tundub loogiline, aga ma ei tahtnud mingit, ma ei tea, mähet endale alla panna või mingi töösidet või mis iganes, aga siis see tunduski, et on siuke suht nagu tavasuurus või tavapaksus, et ta ei tundu jalas nagu ööside üldse ega ebamugav, aga samas ta on palju pikem, ehk siis ta kaitseb siit palju rohkem. Ja nüüd viimased 2 kuud ma olengi siis seda long sidet kasutanud. Sellest päevast, kui ma hakkasin kasutama pikemaid ja suuremaid pesukaitsmeid, ma tundsin lõpuks ennast nagu päriselt kaitstuna seal piirkonnas. Ja kui liiga palju infot juba on meie teema, siis rasedusega tihtipeale kaasneb kõhukinnisus, mis tulebki siis sellest, et laps nagu surub sinu sooltele, ehk siis kõik ei käi nii kergesti enam ringi. Ja lisaks paljud rasedad võtavad veel rauda juurde, mida ma võtsin ka vahepeal minu arust mingi 6. kuni 8. kuuni ikka päris ohtralt juurde. Nüüd see doos on jälle langenud ja kõik on korrapärane, aga mingitel kuudel ma kohe tundsin oma seedimises vahet ja see võib olla väga ebamugav, kui sa võtad väga palju rauda ka ja sul on kõht kinni ja see lihtsalt, seedeprobleemid üldse on ebamugavad, kas sa oled rase või mitte. Aga siis ma võtsingi juurde probiootikume seedimiseks, muidugi üritad toituda mitmekesiselt ka, aga me kõik oleme inimesed ja me alati ei tee seda ideaalselt. Ja siinkohal ma olen eriti tänulik, et ma olen võtnud kiudainesegu nagu tõsiselt, kui sa oled praegu rase ja sul on probleeme sellega. Looduslik kiudainesegu Elsa Vioma, just see roheline Feel Good Inside. See on veits siuke nagu puru maitse või siuke nagu mingi superfood maitse. Üks teelusikas iga hommik külma veega tõmban shotina sisse ja elan üle. Ma lihtsalt tunnen, et kuigi jah, mu seedimine ka aeglustus, siis vähemalt ta jäänud täitsa kinni ja ma ei tea, mis ma ilma selleta oleks teinud. Ja nüüd mul rauatoidulisandid küll vähendati. Ehk siis mu seedimine on jälle korrapärasem ja mõnus, aga ma olen kindel, et see kiudainesegu aitas väga kaasa. Ja viimane asi muidugi ma ei saaks mainimata jätta
terve mu rasedusaegne lemmik, meie Sinu trenn äpp, ma tean, et see on mu enda äpp, aga lihtsalt see, et seal on rasedate nurk, et meil on juba seal rasedate jõusaali kavad esimesest trimestrist alates kuni 3. Need on tehtud meie rasedate ja sünnitusjärgsete naiste treeneri Kadri poolt. Need ongi ajas muutuvad, et mida trimester edasi, seda rahulikumaks need lähevad ja üldse kõik harjutused on tehtud ja kokku pandud, silmas pidades siis rasedat naist. Väga palju selliseid puusade avamisi, hingamisi, jõuharjutused on sellised, mis sobiks siis vastavalt trimestri ja kõhu suurusega. Tõesti ajal, kui meil võib-olla enesekindlus on natuke madalam rasedana, sest meil on kõik keha muutuses, siis see on mulle andnud nii palju juurde raseduse ajal ja ma tunnen ka, et sellepärast ilmselt mu rasedus ongi olnud kergem. Muidugi ma tean, et paljud ei taha teha jõusaalitrenni või üldse jõutrenni rasedana ja ei tohigi. Ja nüüd seda silmas pidades ma tahtsingi seda raseda nurka veelgi laiendada ja mingi 2 kuu jooksul, kui ma ei eksi, tulevad meil esimesed raseda joogakavad. Ehk siis kui sa oled rase praegu, siis sa võid meie Sinu trenn sotsmeedial silma peal hoida. Esiteks äpp uueneb 30. märtsil, läheb veelgi mugavamaks, aga teiseks ka uueneb see raseda nurk, et jah, selle aasta jooksul sinna tuleb väga palju raseda joogavideoid ja programme, lisaks rasedatele spetsiifilised venitusvideod, hingamisvideod. Ehk siis jah, meie see raseda nurk, ma olen olnud top 1 fänn sellel enda raseduse ajal. Nii et jah, meil on ilm muide megasombuseks läinud. Ma ei tea, kas te teate, muidugi kell läheb ka juba õhtusse natukene, aga hommikul oli täiega mingi päikseline ja kena ja nüüd järsku on mingi ülisombune sügise vibe, täiega imelik. Ma mõtlesin ka siis haiglakoti koos üle vaadata. Seal ei ole kõik veel, sest ilmselgelt sinna lähevad veel mingid ju näokreemid, asjad, hügieeni asjad, aga ma mõtlesin, et ma võtan listi kõrvale, seletan, mis ma juba panin sinna ja siis mis veel panemata on. Mul on siin enda see käsipagas ratastega, et see tundus siukene kõige mugavam asi, mida kaasa tarida, sest kui mul on mingi raske spordikott, vahet ei ole, isegi kui sass seda tassib, siis see tundub kuidagi ebamugav. Ja mul on siin erinevate kategooriate järgi asjad, et esimesena ongi need dokumendid, need ma siis panen hiljem. Mul praegu lihtsalt pole mõtet raseda kaarti, ID-kaart siia panna, sest ma ju käin ringi nendega, ma käin arstil oma raseda kaardiga, aga põhimõtteliselt raseda kaart, sassi ID-kaart, enda ID-kaart ja sünnitusplaan ja anestesioloogile paberid, need on mul ka seal raseda kaardi vahel, ehk siis need ma võtan kõik korraga. Siis lapsel on mul praegu siin mingid riided. Päris täpselt ei teadnud ka, mina ei olnud siuke inimene, kellel on mingi koju tulemise outfit valmis ja ma ei tea, ma ei olnud väga planeerinud seda, aga ma võtsin 2 pikakäis sellist pidžaamat, mis on siis lukuga alt üles. Siis ma võtsin kaasa mingid sokid, mingid mütsid. Mul ongi üks outfit on siuke südametega, sipupüksid, body ja müts. Siis mul on üks siuke neutraalsem pehmem outfit ja siuke beige müts, et ma ei tea, ma lihtsalt vaatan jooksvalt, ega mul tegelikult mingit eelistust ei ole, et mis talle selga läheb, aga lihtsalt eri suuruses natuke asjad ka. Siis musliinilapid, mis potentsiaalselt võib-olla pole vaja, aga kuna need võtavad nii vähe ruumis, ma igaks juhuks ikkagi panin. Ma ei tea, ma eeldan, et ma siit ka kasutan mingi pooli asju, aga igaks juhuks. Ja ma ikkagi võtsin ühed märjad lapid ka, kuigi Tuuli arvas, et mähkmed ja lapid ja kõik siuksed asjad on haiglas olemas. Aga mu vennanaine ütles, et tal ikkagi märjad lapid olid endal. Ja siis küünekäärid, ma ei tea miks, aga ma võtsin need kaasa. Siis endale riietekott. Ma ei tea isegi, kas mul on mõttekas seda teine näidata, aga natuke saame vaadata. Mul on siin endale sokid, siis mul on need samad Oneractive'i pruun komplekt, mis ma siis mõtlesin koju tulekuks, et puhtad, hästi mugavad ja pehmed riided, millega koju tulla. Siis ma võtsin 2 mingit imetamisrinnahoidjat, mis ma tellisin suuremad suurused Sheinist, siis ühe sellise hästi suure puuvillase öösärgi, mis on ka avarakraega, et oleks imetamiseks hea, aga ma mõtlesin, et siukene võib-olla mingi enda öösärk oleks mõnus, et ta on siukene, ripub nagu põlvedest alla, ka Sheinist tellisin. Siis siin on mingisugused, ma ei tea, sünnitusjärgsed sidemed, igaks juhuks, kuigi haiglas ilmselt on ka, ma eeldan, ja mingisugused võrkpüksid, minu arust neid vist kasutatakse ainult keisriga, ma ei tea, ärge küsige, igal juhul mul oli mingi list. Ja siis siuksed suured bokserilaadsed aluspesud, mingisugused reaalselt XL suurused erinevad materjalid, ma ei tea, mis mul mugavam tundub tolles hetkes. Ja rinnanibude padjad, et kui on vaja või hakkab midagi lekkima, kuigi seal vist esimestel päevadel ei pruugi midagi tullagi, aga igaks juhuks on siis olemas. See on kõik mulle nii võõras maa, nii et ärge minu mingeid pakitud asju võtke kui A ja O praegu. Siis siinpool ongi tegelikult koju tulekuks mõeldud meil üks kombesoojem, mis siis läheb riiete peale ja igaks juhuks veel turvatooli siukene pehmendav tekk, et kui ta peaks sinna ära uppuma ja mul on vaja natuke ruumitäidet, siis see tekk, siis sussid, jällegi siuke, kas on vaja, ma ei tea, aga võib-olla kui ma tõesti pean seal mingi 4 päeva olema, siis äkki mul on hea meel, et mul on need. Siis meil on see öölamp, mida soovitati, et seal haiglas on väga ere valgus, eriti öösel, kui sa tahad imetada, et siis saad lihtsalt selle öölambi nagu panna hämaralt ja natuke midagi näha. Ehk siis ma võtan selle kaasa. ITK-s pidi olema megapalav, ehk siis siukene ventilaator. Aulet-soki, mis seal beebi mingit, ma ei tea, pulssi ja mida iganes ta mõõdab. Ma ei tea, kas ma panen selle juba haiglas, aga
Siuke nutisokk beebile. Ja siis mul on siin veel mingid snäkid. Praegu siin on mingid batoonid, küpsised, tatlid, asjad. Et ilmselt need on rohkem nagu peale sünnitust, kui on mingi räme isud ja sa oled nagu tulnud teadusele tagasi nii-öelda. Ma eeldan, kui see sünnitustegevus toimub ja sul on mingid väga valusad tuhud, siis noh, sa ei hakka seal mingi hei sass, too mulle palun neid taadleri tatleid on ju. Aga mingid snäkid ikkagi on kaasas ja smuutikesed on asjad, mis ma tahaks veel osta. Kas siis teel haiglasse või siis täpselt mingi nädala pärast, kui on 40. nädal. Sest need säilivuskuupäevad olid siuksed, et ma ei tahtnud neid veel nagu osta. Ja mul on listis veel hambaharipasta, deodorant, näokreem ja seerum, kehakreem ja see bioõli. Et seda õli soovitati ka meil seal aktiivsünnitusloengus. Ekstra pikk telolaadi ja ma tellisingi endale mingi 3 meetri pikkuse laadija Sheinist, aga ma praegu on see öökapi kõrval. Ma praegu kasutan seda, võtan siis kaasa. Ja siis ma võtan veel kaasa oma kambuka pudeli ja kindli. Aga ülejäänud asjad ongi jah. Ma ei tea, tegelikult ma arvan, isegi kui ma ei võtaks midagi kaasa, ma kujutan ette, et haiglas on päris palju asju olemas ja nad annaks päris palju asju. Aga need on sellised basic asjad, mis ma leidsin, mis ma siis arvutasin Tuuliga läbi. Väga see ei muutu, lihtsalt mingid viimased asjad lisan juurde. Nüüd jälle oleme siin lobisenud. Ilmselt hakkan tegema õhtusööki ja teen midagi lihtsalt täna, aga ma siis seni korra veel vaatan mingeid oma meile ja lihtsalt tõmban hinge ja naudin seda vabatunnikest siin vahepeal. Nüüd on õhtusöögi aeg ja kuigi ma ütlesin ka eelmises videos, et mina toite ette ei prepi lapse sünniks ja seda soovitatakse muidugi, sest et sul ei ole nii palju aega süüa teha, kui beebi on kohal ja see elimineerib natuke neid lisastresse on ju. Siis me käisime seal perekooli aktiivsünnituse loengul ja üks põhiasi, mis ka see õpetaja soovitas, oli ikkagi, et tehke toidud ette. Ja siis mind jäi kuidagi see nii kummitama ja kuigi ma olin nii väsinud siin viimased päevad ja mu pea valutas ja mis iganes, siis ma ikkagi võtsin selle projekti endale kätte ja ma tegin sügavkülma sööke ja ma mõtlesingi, et kuidas mahutada paremini, et siis ma teen krippkottidesse ja see oligi veits nästi tegelikult, et sa paned mingit suppi krippkotti ja siis see on seal kuidagi. Aga lõpuks ta on jääs ja kui sa selle välja võtad, ära sulatad, üles soojendad, siis ta on ju seesama hea kodune supp. Et visuaalselt ta ei ole võib-olla mingisugune esteetiline, aga teisest küljest ma sain siis tehtud 2 päevaga nüüd eile ja üleüle endale niimoodi, et meil on 16 õhtuks õhtusöögid ja me mõtlesimegi Sassiga, et me võtame neid õhtusööke siis, kui meil on tõesti stressirohke ja kiire päev. Kui esimesed nädalad beebi näiteks magab rohkem ja meil on aega süüa teha, et siis me ikkagi teeme värskelt söögi, et see ei pea olema need 100% 16 esimest õhtut, mis me kodus oleme, on ju. Aga lihtsalt siuke nagu emergency kit on seal sügavkülmas nüüd olemas. Ja lõunasöökideks siis mõtlesimegi, et me saame teha mingeid wrappe juurde hästi kiiresti või mingeid pelmeene keeta kiiresti või võileipasid teha. Aga et jah, siuksed mingid road ja pajad ja supid ja asjad, mis võib-olla natukene rohkem võtaks aega, aga samas sa ju tahad süüa maitsvaid kodutoite, siis need on nüüd ette tehtud ja ma lihtsalt istusingi siin. Ma muidu teen püstiselt süüa, on ju, aga kuna need olid pikad söögid tegemispäevad, siis ma istusin lihtsalt siin selle kapi ääre ees oma mingi taburetiga, jalad harkis, kõht oli seal jalgade vahel, hakkisin mingeid porgandeid asju, sest Sassil on meil siin viimased töönädalad, nii et ma mõtlesin, et ma teengi siis päevasest ajast neid preppe. Ja kuigi see oli tõesti tüütu, siis nüüd mul on nii hea meel, et sisuliselt siuke mingi peaaegu 3 nädala õhtusöögid tegelikult on sügavkülmas olemas ja kuidas ma üldse ruumi tekitasingi oligi, ma esiteks üldse sorteerisin meie sügavkülma ära, meil on seal ainult 3 pistikest sahtlit. Ma kuidagi ise arvasin, et need on nii täis, sinna ei mahu midagi, aga lõpuks ma vaatasingi, et meil oli mingi 3 erinevas suures karbis oli näiteks till ja siuksed nagu tobedad asjad, mis ma ise ei mõelnud selle peale, aga lõpuks ma saingi ühe täiesti sahtli fully vabaks ja siis pressisin oma sööke sinna ja nüüd on see sügavkülm täiesti triiki täis. Sisuliselt siis kogu see alumine sahtel, nagu te näete, on mingeid krippkotte täis, noh täiesti laotud nagu fully. Ja siin samamoodi. Näiteks siin ongi meil bluff. Mõtlesime ise, et äkki võtame näiteks päeva esimeses pooles välja, laseme ära sulada ja siis soojendame. Ma tegin isegi mingid siukseid kodus tehtud selle pitsapõhjapulbriga nagu minipitsasid, mis saab lihtsalt ahju visata. Et jah, päris palju toite tegin. Ja ma tegingi 8 erinevat rooga, igat rooga 8 õhtuks, ehk siis kokku 16 õhtut on ju. Ma tegingi bloffi, siis ma tegin asuud sealihaga, siis ma tegin hakkliha tomatisuppi, sükene punane kodune supp. Siis ma tegingi neid külmutatud pitsasid 8 õhtuks. Ma tegingi neid kanafile kuubikut happukurki, oliive panin, lahjajuust. Siis ma tegin kartuli ja hakkliha vormi ahjus, siuke kodune. Siis ma tegin lasanjet, tegin poloneeset, poloneese ja selle raguu nii-öelda segu tegin, et sinna saab lihtsalt kiiresti makaronid kõrvale keeta, aga selle 2-tunnise podiseva
bolognese tegin valmis, siis ma tegin chillit. Nii et 8 asja, sai 8, jah. Igal juhul, kuna mul oli 2 päeva nüüd siukest kodupere naise kokkamist ja tegelikult see oli mega tüütu, ma olin lõpuks lihtsalt mingid täiesti overid, siis tänane õhtusöök on ikkagi palju lihtsam. Kui ma poes olime, siis mind hullult kisutasid need Tatra helbed. Vot sellised, need reaalselt peab keetma ainult 2 minutit. Ja tegelikult kui selle valmis teed, siis ta ei näe mingisugune meeletult ahvatlev välja võib-olla, ta on siuke nagu plögane puder, aga minu jaoks lihtsalt mulle maitseb tatar, ta on nii maitsev. Ja sinna sisse mulle meeldibki tavaliselt lihtsalt praadida hakkliha, aga mis selle hakklihaga siis on? Ma praen seda suht kaua. Ikkagi ta võiks olla siukene nagu natuke juba krõmps, võib-olla isegi õrnad kõrbed ja siis serveeringi nende Tatra helvestega ja üle pika aja ma ei ole teinud. Lihtsalt mingi kurgi tomati, kreeka jogurti salatit, sest et see tatar ja kreeka jogurt nagu hapukoor ja tatar on ju, et hästi sobivad. Nii et nagu ülibasic õhtusöök ja ka jah, ma tegin eile need suured toidud ära. Nii et vahelduseks üks väga lihtne kodune toit. Ongi päev õhtusse jõudnud, vaatasime veel Sassiga siin paar tundi telekat, me praegu vaatame ka mingeid suvalisi Netflixi sarju. Põhimõtteliselt lihtsalt hängime ja naudime. Ma olen nii palju siin videos rääkinud täna, polegi väga midagi teinud, aga see ongi see raseduse lõpp, ma arvan. Siukene rahulikum kulgemine ja viimased ettevalmistused. Ja järgmine video siis, mis tuleb ilmselt on juba ja ma arvan peale sünnitust. Nii et aitäh, et te vaatasite ja näeme järgmises videos. Tšau!